Minu kell on 6. Ma ei tea, kas ma olen kuulda? Ja, oled ilusti kuulda. Olen kuulda, väga hea. Et ma ei teagi täpselt, kui palju meid siin praegu on. Kas sina näed? Ja, meid on 24. Noh, see on täitsa tore number, et ma arvan, et me võime alustada. Et mul on hea meel, et need, kes siia on juba jõudnud siia, on usinasti hakanud kasutama seda chatti, sest see on see, mida me täna hakkame tegema. Et meil ei ole plaanis siin võib-olla ennem, kui päris lõpus, ma küsin teie käest mingeid küsimusi, vastuseid, aga vahepeal võib-olla teeme selliseid chati pause või kui keegi on julgem, siis alati, kui ma tulen siia ekraani juurde, siis võib ka nagu sõna võtta. Aga enamus aega me oleme ekraanist kaugemal ja me tantsime. Ja me tantsime praegu, mina olen siin Tartus ja see saal, kus me oleme, kus me siin tantsime, on praegu tühi, aga ta on niisugune tore, armas saal, mis on Tartu Loomemajanduskeskuse saal. Ja siin siis tehakse seminare, konverentse ja ühtlasi ka tantsitakse aeg-ajalt. Ja täna meie teeme oma töötuba. Mul on siin mõned minu armsad tantsijad, kes kohe varsti ilmuvad ka pildile. Ja koroonale kohaselt meid ei ole väga palju, et meid on just parasjagu, et me oleme siin, mahume ekraani, et te saate näha, kuidas erinevad inimesed liiguvad ja võib-olla saada natuke inspiratsiooni. Ja mõte on siis selles, et ikkagi liikuge kaasa. Et kui te seal olete enda toas või kodus või kus iganes, siin ei hakka toimuma midagi nii keerulist, et võib tõusta püsti, liikuda ja teha neid harjutusi ja kõiki neid asju, mis me teeme siis koos meiega. Ja keegi on siin, kes ütleb, et ei kuule midagi, et vahel see tähendab seda, et nojah, siis peaks kirjutama, et peaks nagu uuesti sisse logima, et mõnikord see aitab, et ma jätan selle sinule, Kristiina. Ja, ma kohe kirjutan. Ja, et selline mitme asja jälgimine on päris keeruline ja mina esimest korda teen niisugust töötuba, kus ma näitan slaide, tantsin, räägin ja muusika on ka, et selline žonglöörimine nagu pisut ärevaks tegeb, aga ma loodan, et me saame sellega hakkama. Ja kui teil on mingid probleeme, et ei kuule või just vastupidi, muusika segab, siis kirjutage see ka, andke chati teada ja siis või ütelge, et julgelt võib ka ütelda vahepeal. Et mõte on ju ikkagi selles, et te kõik kuuleksite, näeksite, saaksite kaasa teha ja mingeid probleeme ei oleks. Aga praegu ma siis jätkan, et mida me täna teeme, me räägime tantsust kui teraapiast. Ja meil kestab see meie üritus enam-vähem kella 8-ni, ma lõpetan varem ära see praktilise poole ja jätan natukene aega meile küsimuste ja vastuste jaoks ja üldse mõtisklemiseks. Aga te võite jooksvalt kirjutada chati oma küsimusi, kui teil tekib ja siis me võime ka neid lõpus lihtsalt koos üle vaadata. Et chat on julgeks kasutamiseks. Ja alustuseks ma siis räägin natukene iseendast ja siis räägin ka tantsust. Et vaatame, kas slaidi vahetamine õnnestub. Midagi on siin juhtunud, et nii, nüüd hakkas toimima. Minu taust on selline, et ma olen tegelikult hoopis oma hariduselt kunstnik, ma olen olnud kunstimanager, mul on olnud kunstigalerii, loomeettevõtja. Praegu ma loen erinevat sorti loomeloenguid, aga lisaks olen ma ka siis ka terapeut. Ja terapeudina olen ma tantsu- ja liikumisteraapia terapeut. Ja millest see alguse sai, oli suuresti sellest lapsepõlve unistusest. Et mu ema viis mind balletti vaatama siis, kui ma olin 5-aastane. Juhuslikult oli see ballett Giselle. See jättis mulle
nagu nii kustumatu mälestuse, et seal on ju need tüdrukud on kõik nii ilusate tiibadega lendavad ringi ja lava on müstiline ja muinasjutuline aga ma ei saanud balletiringi kunagi ja ma ei saanud tantsima ja kuidagi see, et ma väiksena nii palju tantsisin ja unistasin sellest, et see on jäänud nagu perre või see on midagi sellist, et kui ma nagu ennast liigutan või tantsin või eriti kui on balletimuusika, siis ma tunnen, et minust tekib see 6-aastase tüdruku õhin ja elevus, et no nii äge, nii tore. Ja see alguses, kuna ma joonistasin ka väga palju, siis mu elu läkski sinna kunsti suunas, aga ikka üha rohkem olen liikunud ka liikumise suunas ja praegu ma kombineerin neid mõlemaid edukalt, ma arvan. Ja üheks oluliseks etapiks minu elus on olnud viierütmi tantsu avastamine. Ja nüüd mulle väga meeldis, kui te kirjutaksite chati need, kes on tantsinud 5 rütmi, näiteks jah. Et kui te teate, mis see tähendab või olete seda tantsinud, et siis kommenteerige. Ja viierütmi tants on tegelikult oma olemuselt väga tervendav. Et see loogika, kuidas see tantsu on üles ehitatud, mis inimestega juhtub selle tantsu ajal, et see on hästi tervendav ja see baseerub tegelikult nagu maailma erinevate rahvaste ajalool, tantsu ajalool väga palju. Ja mina olen sellest saanud ka väga palju inspiratsiooni enda teraapiaseanssideks. Nii et praegu siis ma tegelengi tantsu- ja liikumisteraapiaga, olen terapeut, olen teinud grupitunde, tantsuteraapia kursuseid naistele, nii lühiajalisi kui ka pikaajalisi. Ja olen teinud ühe sellise kursuse, mis oli 5 nädalavahetust reedest pühapäevani ja 5 korral. Nii et siis päris põhjalik kursus nendele naistele ja see oli väga põnev, et mulle endale väga meeldis. Ja siis teen ka õpetajatele, õpilastele, et õpetajatel selliseid lõõgastavaid tantsuliikumise kursuseid ja õpilastele nagu erinevaid, et erinevas vanuses õpilastel on erinevad vajadused ja just niisugused pidurdusprotsesside õppimiseks ja suhtlemise, kuidas siis liikumise kaudu on võimalik nagu sellist suhtlemispsühholoogiat. Üks hetk, juhtub igasuguseid asju. Meil on vaja hiljem muusikat. Nii. Ja mis veel, et hiljuti avastasin, et väga tore on teha seenioridele selliseid tantse, mis on rõõmsad. Keegi siin ikkagi ei kuule. Aha. Nii, siin juba grupp hakkab toimima. Et grupp annab nõu, väga tore. Ja vahepeal ma nagu ei taha töötada ja praegu teen ka individuaalteraapiat. Aga nüüd ma läheks edasi tantsu juurde, et kui ma mõtlesin, mismoodi ma seda tänast töötuba läbi viin, siis ma mõtlesin selle peale, et tants on ju väga-väga vana. Et tantsuga seotult on ajalooliselt nii palju niisugust nagu kogemust, rituaale, et inimeste kehalisus tuleb tantsus välja ja tegelikult tants algab juba mingis mõttes hingamisest. Et selleks, et tantsida, selleks, et liikuda, on vaja hästi vähe. Et ei ole tarvis alati trampida ringi ja vehkida kätega, vaid piisab juba sellest, kui hingata ja lasta enda kehasse see tantsutunne, et see juba muudab väga palju. Nii et siis antiikajal juba tantsiti, nagu te näete siit. Ja see on siis nüüd üks rituaalne tants, mis on praegu siin rekonstrueeritud, aga tõenäoliselt antiikajal, kui olid need olümpiamängud avamised või niisugused rituaalsed tantsud, siis ma usun, et need naised võisidki niimoodi tantsida. Et nad kogunesid kokku ja nende tantsul oli tähendus, et nad siis tavaliselt, eks ju, nagu siin on ka näha, et keegi õnnistab maad, keegi õnnistab taevast, tekivad mingid sümboolsed liikumised
ja alguses olidki siis tantsud olid ikkagi mingi tähendusega. Et kui siin naised nagu tantsivad, naised hästi sageli tantsivadki sellise maa või jumala või jumalanna või tule või taeva poole, siis siin järgmisel slaidil kujutate ette, mis siin toimub. Et siin on mingisugused Aafrika mehed, on ju. No, ma arvan, et te kõik olete näinud niisuguseid filme, kus siis need Aafrika mehed valmistuvad küttimiseks ja siis teevad selle rituaali. Ja siin me ei tea, mida nad seal täpselt teevad, aga te näete, et see tantsu iseloom on hoopis teistsugune. Et siin tekib nagu koos liikumine, teatud transs on suunatud allapoole, nagu maa poole. Ja maast tuleb meie jõud, et kui me paneme ikka jalad kõvasti maha, siis eriti mehed enne sõjakäiku, nad vajavad seda. Kui keegi on näinud, nüüd on hästi populaarne, on see, mis oli, keegi ei mäleta, et mida teevad jalgpallivõistlused, nagu bum-bum-bum, on nagu mingi spetsiaalne nimi, mis mulle hetkel meelde ei tule. Ja see on ka pärit Aafrikast. Jalgpallivõistlejad enne mängima hakkamist teevad sellist nagu hästi tugevat rituaali, mis annab neile niisugust enesekindlust, nad lähevad võitma. Ja põhimõtteliselt need mehed siin teevad seda sama. Nemad lähevad sinna võitma ja karjuvad ja röögivad ja teevad järske liigutusi, eriti mehelikke liigutusi. Aga siin on siis nüüd järgmine rituaal, mis on nagu meilegi tuttav, eks ju, selline pööripäeva kummardamine ja tuli ja siis ringtantsud ümber tule ja pärjad peas ja pall ja jalu muru peal. Ja selline ringtantsude ja jälle maaga ja pööripäevas on siis ka lühike öö tulega, päikesega, kõik need elemendid kokku, et need moodustavad sellise maagilise aja ja tants muudab selle aja veel maagilisemaks. Ja selliseid maagilisi tantse tegelikult tantsitakse ka tänapäev. See pilt on ühest ökokülast, kus armastatakse tantsida erinevaid ringtantse ja maailmas on ka neid ringtantsude stiile on palju erinevaid. Üks näiteks on selline, mida te olete võib-olla kuulnud, on universaalse rahu tantsud ja need on hästi lihtsad. Need on tõesti nii lihtsad, et hoitakse kätest kinni, astutakse ühes rütmis, minnakse ringi sisse, tullakse välja, tehakse koos ja siis sellest koos liikumisest ikkagi tekib mingi ühisosa tunnetus ja teatud selline nagu mõnus tunne, et me oleme siin kõik ühe eesmärgi nimel, võib ka nimetada niisugune nagu kerge transiseisund. Ja et see universaalne rahu, et siis seal on veel nagu lugu juures, eks, et me tantsime rahu nimel või me soovime kellegile head ja soovides teistele head, tegelikult me ju tervendame ka iseennast. Ja siin need tantsijad või liikujad on ka ju pall ja jalu, mis alati tähendab seda, et ma otsin ühendust maaga. Ja nüüd siin on ka üks tants ja see nüüd toimub kirikus. Et Eestis kirikutest eriti ei tantsita, aga mujal maailmas küll, eriti Ameerikas. Ja need on ka tähenduslikud tantsud, mida seal tehakse. Et neid kutsutakse ülistustantsudeks. Ja siis seal on niisugused lipud, mida lehvitatakse ja siis lähevad need liigutused väga suureks, kui sul on lipp. Ja siis sa palvetad nii-öelda liikudes siis Jumala poole ja seal on ka siis oma lugu või oma eesmärk sellel tantsul. Sellel tantsul on nagu tähendus, et polegi nii oluline, et kuidas mu keha liigub ja kas ma võtan mingeid poognaid seal põranda peal, vaid see, et ma oma kehaga nagu väljendan mingisugust oma tunnet või emotsiooni või suunan need liigutused kellegile. Ja ülistustantsud on enamasti siis kas tänu põhjuseks, et ma tänan Jumal, et ta on mind aidanud või siis ülistan, et on olemas. Ja siin on üks tore, nagu väga suhteliselt vana foto ja selle tantsu nimi, mida siin tantsitakse, on tarantella ja selliseid tantsuliike, millel on eesmärk, eks ju, see on ka nii-öelda rituaalne tants,
aga seda tantsiti siis Itaalias ja tantsitakse siiamaani. Et on, nagu meil on sellised nagu mingid piirkonnad Eestis, kus on säilinud see vana kultuur, siis Itaalias samamoodi. Ja Tarantella tegelikult on see skorpion. Ja see tantsu mõte on siis selles, et seda tantsivad ainult naised ja väga sageli on nii, et kui on kehapõhine tervendamine, siis seda teevad naised. Et kui mehed tantsivad, siis nad lähevad sõtta. Millegipärast on selline jaotus. Ja naised siis teevad muusikat ja see on trumm ja tamburiinid. Hästi palju on tamburiine ja hakkab sellises aeglases rütmis ja see naine liigub seal sellises aeglases rütmis ja siis kõik elavad talle kaasa ja rütm läheb kiiremaks ja kõik teavad, mis on selle tantsu eesmärk. Et tantsu eesmärk on, et see naine vabastada nagu kurjadest vaimudest. Ja selle kurja vaimu all võidi mõelda ka depressiooni, mingit nagu liiga kaua kestnud kurbust, mingeid niisuguseid asju, mis on meil tänapäeval ka tuttavad, on ju, võime öelda ka ületöötamine või mingi selline nagu energiapuudus. Ja siis see naine, kes nagu teadis, et tal on nii-öelda see kuri vaim, et see siis tavaliselt mindi ikkagi natuke kuskile metsa või kaugemale ja siis seltskond tema ümber hakkas siis tegema seda muusikat trummide ja tamburiinidega ja see läks niimoodi järjest kiiremaks. Ja seda alguses tantsib aeglaselt ja siis järjest kiiremini ja lõpuks see läheb nagu selliseks raputamiseks ja kui sa ikkagi väga pikalt niimoodi raputad, siis sa väsid ära. Nii et tants lõpeb siis sellega, kui ta kukub maha ja siis sageli ta veel tõmbleb seal ja teeb mingeid siukseid liigutusi, et just nagu lähekski midagi välja. Ja siis tantsu lõpus nii-öelda ta on siis vabanenud nendest kurjadest vaimudest. Ma arvan, et kui see on olnud selline pikk rituaal ja kõik need inimesed, kes sellest osa võtavad, nagu on kindlalt veendunud, et tantsu lõpuks on ta nendest probleemidest vaba, siis see on väga tervendav. Et kas seal ongi nüüd päriselt need kurjad vaimud või ei ole, et see pole nii oluline, et põhiline on nagu ikkagi see usk, et tantsu kaudu on võimalik vabastada ja sageli läbi kõikide erinevate kultuuride see rütm on väga oluline ja kiire rütm nagu lükkab välja mingid emotsioonid, mida me ei vaja. Ja siin on nüüd ka rütm, eks ju, et kui te tunnete ära, siis seda tüüpi ringtants, hoitakse kätest kinni ja tantsitakse taram, eks ju, nagu need sirtaki seal Kreekas, et lähed jälle aeglasemaks, kiiremaks, et see on eriti Lõuna-Euroopa niisugune tantsustiil ja hästi levinud. Ja millegipärast inimesed vajavad seda, eks ju, et me ei oleks kogu aeg selles ühes aeglases põhjamaises rütmis, vaid et vahepeal tekiks meile sellist nagu särtsu ka ellu, on ju, ja siis tants on nagu väga hea viis, kuidas seda teha. Ja siin jälle veel Aafrika tantsud, Aafrika rütm, et selle pildi peal on minu meelest väga hästi näha seda, et kuidas nad tantsivad, et nad sisuliselt on kogu aeg kõverate põlvedega. Et sisuliselt kogu aeg käib niimoodi, et sammud tõstad jala, paned vastu maad, tõstad teise jala, paned vastu maad, käed käivad üles, eks ju, niimoodi, et kõik liigutused on niimoodi ülevalt alla, kõik nagu läheb maa suunas. Et see liikumise suund on maa suunas. Et ma olen maa suunas, ma panen jala kõvasti vastu maad, ma tõmban käed alla või võib-olla külje peale, ma avardan ennast. Et see kõik on sellisele Aafrika tantsule hästi iseloomulik ja nende jaoks see maa ongi nagu tähtsam minu meelest kui jumalad, et nende jumalused on ka vist maaga seotud, ma nii täpselt ei tea, aga nii palju, kui ma olen kuulnud. Ja nüüd siin, eks ju, mis suunas siin hüpatakse, et kes tunneb ära, siis see on iiritants. Ja iiritantsus me teame, kuidas need step-tantsud ja kõrgemale suunatus ja hüppamine. Ja kui te nüüd võrdlete neid kahte pilti, siis eelmine oli hästi nagu raske, pigem allapoole ja see on suunatud ülespoole. Et üks ja sama hüppamine põhimõtteliselt võib olla nagu nii erineva stiiliga, eks ju, et sa hüppata niimoodi,
et sa võtad ühendust maaga, tõmbad maast endale jõudu kehasse ja teine on hüppad ülesse ja nagu ületad selle maa raskusjõu. Eks ju, sa tõused üles vaatamata sellele, et maa tõmbab sinna enda poole, et sa muutud nagu lendama hakkad ja muutud kergeks. Ja tegelikult selles teraapias isegi on tehtud ametlikult uuringuid, kus tuleb välja, et need inimesed, kes on depressioonis või väga mures, et siis mis meiega juhtub mure ajal, et me vajume nagu kokku, et me muutume raskeks, keha muutub raskeks, me vajume kokku ja siis nendel hetkedel, kui sa leiad endast seda jõudu, et mingi põhjuse, et tõusta üles, otsida üles see kergus, keksida nagu väike laps või mingi muu põhjus, et siis see on tõesti tervendava mõjuga. Et niisuguse keksimise, hüppamise, ülespoole liikumise mõju depressioonile on paljudes uuringutes tõestatud. Et see on päris huvitav. Ja nüüd siin jälle keegi hüppab, eks ju. Need on nüüd siin mehed, aga naised teevad hoopis teist liigutust. Et naised on siin luiged, hoiavad kätt niimoodi, eks ju, ja kulgevad nii, et sa üldse ei näe, et nad kuidagi tõuseksid või langeksid. Ja siin tuleb välja selline huvitav erinevus jälle, et naised on ilusad ja nad ainult vahetavad käsi ja nende käed on nii ilusad ja graatsilised ja kõik on väga-väga selline pehme ja voolav, eks ju, ja siis nad liiguvad meeste eest ära ja siis tulevad meeste juurde tagasi ja mehed siis nagu peavad nagu õudselt rabelema ja nagu tõestama ennast, eks ju, hüppama ja kargama seal ja kes kõrgemale hüppab, et see nagu on nagu võitja. Et niisugune selline mäng, nagu, mis läbi rahvatantsudega kumab jälle, et mehed ja naistel, neil on nagu erinevad rollid, eks ju, et selles kultuuris on see eriti tunda, et nende mehed on nagu tegijad ja naised peavad olema kuskil tagaplaanis, eks ju. Ja rahvatantsud väga sageli väljendavad selle rahvakultuuri. Ja mis siin on? Et siin on nüüd meie tants, eks ju, väga tuttav. Ja kui te nüüd võrdlete seda selle eelmise tantsuga, siis see on siin üsna võrdne. Küllap Eesti rahvatantsude hulgas on ka neid, kus mehed teevad ühte sorti liigutusi, naised teist sorti liigutusi. Aga see erinevus ei ole nii suur. Et siin on näha, et me oleme ikka üldse võrdsed partnerid. Et selline põhjamaine lähenemine, et hüppame siis koos ja teeme neid asju koos. Et see on jälle huvitav, kui niimoodi võrrelda teiste kultuuridega, eks ju, lihtsalt seda rahvatantsu. Ja mis siin on nüüd selline Ladina-Ameerika, eks ju, lähenemine suhtele, kirglik. Ja kui te vaatate neid poose, siis see naine nüüd siin küll pehme ei ole, eks ju, et ta ei ole selline luik enam, kes hõljub ja üldse peaaegu ennast ei liiguta, ainult käed natukene käivad. Et see naine väljendab kõiki oma tundeid ja need liigutused on terav, selged, ma tean, mida ma tahan, on ju, ja siis see mäng käib siin, et kumb on võrdsem, kes taganeb, kes tuleb peale. Et see on nagu selline teadlik mäng, kus karakterid põrkuvad ja siis vaadatakse, testitakse ennast, et mis nüüd edasi saab. Või siis, vahepeal arvuti jääb natuke seisma. No proovime, nii. Ja see on nüüd Argentiina tango, mis on natukene sarnane rumbale, aga siin on see suhe on veel nagu lähedasem ja siis ongi nii, et nagu paari suhe, aga siis käib seal mingi pööramine ja väänamine ja oled lähedal ja kaugemal ja selline veel nagu tihedam suhtlus ja hästi selline nagu seksuaalne mäng, eks ju, jälle mingil teisel tasandil, mis läbi tantsu tuleb välja. Ja tegelikult kõik paari tantsud on ka, neid võib kasutada paariteraapiaks. Et kui me õpime tantsimist, nii et mees juhib ja naine järgneb ja järgneb nii, et mehel on hea juhtida ja mees juhib niimoodi, et naisel on hea järgneda, siis see ravib ka paarisuhet. Et need tantsud jälle pole nagu juhuslikud, eks ju. Ja siis lõpuks on muidugi ballett,
mis on jälle nagu teistmoodi vaade tantsule, sellepärast, et siin on see tants on eriti lõikede järv on nagu eriti selline kuninglik ja ilus ja väga niisugune suurt meisterlikkust nõudev. Aga mis balletis jälle juhtub, et need mehed muutuvad ka kuidagi õrnaks, et neil on lubatud olla õrnad. Nad küll teevad oma suuri hüppeid ja nad on seal ikkagi tugevam pool ja tõstavad neid naisi, eks ju, aga nende liigutused, nende sirutused, seal on sellist graatsiat, mida rahvatantsudes pole kunagi olnud. Et kõikide läbi nende erinevate tantsude nagu põhimõtteliselt inimkond on õppinud erinevaid asju ja igast tantsust saab võtta mingi killukese, mida saab siis kasutada ka nii-öelda teraapias. Ja siis muidugi selline naine, eks ju, kes on nüüd täitsa üksinda laval ja kogu oma täiuslikkus ilus, eks, ja julgeb ennast näidata. Et see ei ole kõikides kultuurides üldse olnud nii tavaline, eks ju, et naine sellist asja teeb, et ta tantsib üksinda ja võib-olla ka meestele, eks ju, ja seda on läbi aegade vaadatud erinevalt. Aga ma ütleks, et praegu on see juba üsna nagu okei, eks ju, kuulub meie kultuuri juurde. Ja me ka ei häbene enam väga nii enda keha, et me peame olema nii pulksirged, et õnneks need normid hakkavad muutuma. Ja tantsu kui teraapia kohta on väga-väga palju raamatuid, et te võite näha, et siin on mingisugused sellised meditatiivsed ja mindfulness, kuidas sa saad seda tantsides saada seda mindfulness tunnet ja siis on African healing, eks ju, kuidas Aafrika stiilis tantsudega siis nii-öelda teha teraapiat ja kõiki võimalikke viise, neid on hästi palju. Eesti keeles on ka natukene. Aga mis siis muudab ühe tantsu teraapiliseks? Et seda me hakkame nüüd kõiki seda läbi vaatama, aga ma panin siia kirja mõned, mis on siis minu jaoks olulised. Et kindlasti see, et kui sa juba liigud, kui sa juba astud ühe sammu, näiteks keset depressiooni, kui sa tegelikult tahaksid olla nurgas ja üldse mitte ennast liigutada või voodis teki all ja kui sa teed selle mingi esimese liigutuse, ja selle järel teise liigutuse, siis see on juba raviva mõjuga. Et igasugune liikumine, igasugune kehasse tulek on juba raviva mõjuga. Maandatus, see on see, mis seal Aafrika tantsudes on, et me oleme ühenduses maaga, et me ei kao oma mõtetesse ära. Et meie kogu see elurütm on praegu niisugune, pea on mõtteid täis, väga palju emotsioone, väga palju tuleb peaga tööd teha või on seal peas siis mingisuguseid pilte, eks ju, lastel eriti näiteks selliseid pilte, mis on kuskilt arvutist, arvutimängudes ja sealt peast välja saamine muutub nagu aina suuremaks väljakutseks ja siis täpselt see maandatus tegelikult aitab tuua tähelepanu kehasse ja kui on tähelepanu juba kehas, siis ta enam ei saa olla peas. Meie tähelepanu ei saa korraga kahes kohas. Et me oleme kas mõtleme või me siis liigutame midagi enda kehas. Ja rütm, et nagu ma ütlesin, rütm on maagiline, et rütmi muutusega võib kutsuda esile neid protsesse, mis ravivad. Meie kõigi sees on nii palju rütme, meie hingamise rütm, kuidas süda tuksub, rütmid, meie unerütmid, meie sisemised rütmid, millal me tahame süüa ja kõik need rütmid nagu toimivad meie sees ja kui nüüd muusikarütm siia liitub, siis see hakkab resoneerima ja siis missugune see nendevaheline see muusika ja siis selle sisemiste rütmide mäng hakkab olema, et see jälle muutub ühel hetkel maagiliseks. Suhe ruumiga. Et see on jälle liikumises hästi tähtis, et kui me võib-olla mõnes teises teraapia liigis või pole see nii oluline, eks ju. Aga liikumises, et see minu ruum, et kus on selle ruumi piirid, et kas ma lasen kedagi enda ruumi, kas ma lasen kedagi liiga lähedale enda ruumi või ma hoian oma piire ja näitan, et kus on minu piir, eks ju.
ja kui lähedal see piir on, eks, et kas mul on seal piisavalt ruumi, kas mu hing on nii suur ja hingel on piisavalt ruumi ja kas ma siis olen nagu koos selle oma mulliga nii-öelda liigun ka suuremas ruumis ringi. Et nagu isiklik ruum ja siis üldisem ruum, et see on hästi jälle ainult läbi tantsuteraapia põhimõtteliselt on võimalik seda avastada. Ja suhe teiste inimestega, et näiteks tantsus on võimalik teha peegeldusi, et me teame, et aktiivne kuulamine tähendab peegeldamist. Tantsus on võimalik seda teha liikumisega ja mõnikord selline liikumisega peegeldamine on midagi niisugust, mis loob meile sellise otsekontakti oma tunnetega, et kuidas me ennast tunneme, kui keegi mind peegeldab, teeb minu liigutust täpselt nii järgi. Ma ei oska seda sõnades seletada, eks ju, aga ma tunnen. Et see on just see, mis juhtub tantsuliikumisteraapias, et ma tunnen asju kehas, ma tunnen, kui see mulle ei sobi ja ma tunnen, kui mul hakkab kergem. Et teen mingit liikumist, mul hakkab kergem. Ja muidugi emotsioonid, eks emotsioonidest me natuke rääkisime sellest eesmärgist, et kas me läheme sõtta või me tantsime, ma ei tea, mingit rituaali või rahvatantsu või selle tantsu eesmärk on lihtsalt luua rõõmu. Et need eesmärgid võivad olla väga lihtsad. Et meie tänapäevases maailmas, mis on nii tõsine, luua natukene rõõmu on juba väga suur eesmärk. Ja alati ka hingamine. Et hingamine on paratamatult tantsu osa ja nüüd erinevalt viisil, kuidas hingata kiiresti, aeglaselt, kiiremini sisse, aeglasemalt välja, kiiremini välja, aeglasemalt sisse, kiiremini välja. Et nad kõik jälle mõjutavad meie enesetunnet. Ja ma nüüd edasi jagan teiega paari tsitaati. Gabrielle Roth on siis ameeriklanna, kes on loonud 5 rütmitantsu liikumise ja tema ütleb, et kui sul on keha, siis sa oled tantsija. Et kui sul on keha, siis sa oled liikuja, kui sa oled liikuja, siis sa oled tantsija. Ja nii on. Et see on midagi sellist, mida isegi ei pea arutama, kas see nii on. Ja teine, et kui sa paned oma keha liikuma, siis sinu vaim hakkab ise ennast tervendama. Et see on ka see, mis juhtub. Et iga kord, kui sa oled kuidagi nagu mures või on mingid probleemid või raskused, siis vaata, et mismoodi su keha tahab ennast liigutada, mis muusikat sa tahad kuulata ja nagu saa teadlikuks, et mis on see, missugust muusika järgi sa tahaksid tantsida ja see on tõesti see impulss, mis tuleb kehast, aga mitte see, mida me oleme õppinud, et rumbat tantsitakse nii, joogat tehakse nii. Et keha teab alati, mis on talle kõige parem. Ja siis viimaks on selline väga tore, see ongi Gabrielle Roth ja tema selline nagu arusaam, kuidas me oleme ühendatud inimestena, eks ju, läbi hingamise. Et nagu hingamine, iga meie hingetõmme on nagu armastuse akt mingis mõttes, eks ju. Et kui me hingame sisse, siis me hingame sisse seda õhku, kuhu just keegi teine on hinganud välja, on ju, pannud nii palju iseendast sinna. Ja the breath you just took was in someone else, kellegi teise sees, moments ago, and when you let it go, it will move on and become part of someone. Et iga hingamisega me nagu vahetame energiat ja me sellise müstilisel kombel oleme ühendatud just nagu hingamise teel kõikide inimestega maailmas. Niisugune väikene rännak siis. Ja ma panen praegu, lõpetan selle ekraani jagamise ära ja vaatame, kuidas see mul õnnestub. Nii. Ja nüüd näete nüüd meie saali, eks.
Nüüd ma küsin teie käest, et kas teil on selle eelmise kohta mingisuguseid küsimusi? Hakatants, just. Ja, haka oli see, millest ma rääkisin, et mida siis mehed enne võistluseid teevad, et nad trambivad endale rinna peal ja kõigepealt niimoodi kõva häälega. Et kui te kunagi näete, siis te võite nagu vaadata, et see on ka nii-öelda rituaalne tants ja see on praegu väga populaarne, väga moes. Nii, on veel, kas teil on kellelgi mingeid küsimusi, et kirjutage siia chati, kui teil tekib mingeid mõtteid. Ja siis meie jätkame siit oma väikese seltskonnaga liikumist. Ja ma loodan, et ma olen praegu kuuldel, et me natuke nüüd testime seda heli, et kui ma tõusen püsti ja lähen natuke kaugemale, et kas ma siis ka veel olen kuuldel? Olen, jah. Nii, meil oleks vaja ennast nagu suurele ekraanile, et me näeksime paremini. Speaker view. Nii. Kuidas ma saan panna seda? Te olete ju suurel ekraanil. Ja ma pean ennast ka panema, pean vaatama. Et meie ka näeksime, me läheme teist nii kaugele, et me proovime näha. Noh, loodame, et ta läheb, muutub siis. Et praegu me näeme küll hoopiski neid viimaseid rääkijaid, aga ja ma ei oska seda väga, vaatame, kas niimoodi toimiks. Ei. Jah, no proovime hakkama saada. Ühesõnaga, nii, meie siis, te näete sealt esimest isikust ekraani, et see ekraan on meie ekraan siin, see väikene. Meil on siin siis 3 tantsijat. Te võite ka natukene minna tahapoole või olete siin, eks ju? Me kahjuks paremini. Nii, et väga hästi ei näe ise ennast. Aga alustame sellest, et me kõigepealt siis räägime sellest, mis on maandatus või mis asi on nagu kehasse tulek. Et üks klassikaline liigutus, kuidas kehasse tulla, on enese patsutamine. Ja ma teen seda, siis proovin teha niimoodi, et kõik näeksid ja siis teie ka teete. Ja alustame sellest, et kõigepealt, kui teil on võimalik nüüd kodus, siis tehke kas või istudes seda järgi. Et teeme natukene sellist peast, alustame peale ja teeme niisugust nagu peamassaaži kõigepealt. Ja seda tehes, siis mõtle ka selle peale, et kuidas su näppude all on su peanahk, on ju. Ja see võib-olla tõmbad nende näppudega natukene tugevamalt läbi juuste, et sa võib-olla siigutad neid juukseid natukene. Et sa mõtled sellele tegevusele, keskendud sellele tegevusele ja ei ole oma mõtetega kuskil mujal. Ja oled täiesti, teed sellist väikest peamassaaži endale, siis võid näomassaaži teha. Tõmbame kõik kortsud otsa eest ära. Ja üleste kõrvade juurde, siis võid natukene näppudega, väikest näppudega, siukest õõrnalt tupsutamist teha. Ja siis lähed edasi siia kaela peale. Ja siis koputame neid kopsu ülemisi pihte, siit jah. Ja siit need piirkonnad, mis ma siin praegu näitan, eks ju, need piirkonnad on muideks immuunsuspunktid on meil siin, immuunsuspiirkonnad. Need, kui te siia koputate, siis te panete igasugusele koroonale vastu. Ükski koroona ei saa meid tabada. Ja siit lähme edasi, et koputame nagu siit külje pealt. Ja tuleme selja pealt tagasi.
ja koputame käed ka läbi. Pidi kätt ja siis tuleme teistpidi üles. Teeme käe peal mitu korda. Teeme 3 korda käe peal. Ja jälle, kui sa niimoodi koputad, siis mõtle korraks. Mõtle korraks selle peale, kuidas su käsi läheb siit nagu kuni ruumi välja ja äratab kogu selle energia paneb liikuma. Siis lähme teise käega. Samamoodi. 3 korda koputame selle läbi. Ja jälle sa korraks mõtled, et iga see rahvukene on nagu maha. Et kõik need rahvukesed äratame siin üles praegu. Ja paneme nad liikuma. Ja uuesti koputame korraks siia oma kopsude peale. Pärast oleks hea hingata. Ja siis lähme jälle teeme selle sama ringi. Külje peal. Nüüd põlvede peale koputame nüüd rohkem. Mis on see väga tore koht, mida koputada taga. Ja nüüd paneme rusikatega lüüa, eks ju. Nagu veidike kõvemini. Sest meil väga palju istume. Ja selleks, et siis siit läheks ka energia liikuma. Külje pealt ja pärast tagant ja siis taba kondi pealt. Et selline koputamine. Ja seda võib teha päris mitu korda läbi, aga kuidas teie praegu tunnete ennast? Teil on tööle selle koputamist on. Natuke rohkem energia liigub, eks. Nii, ja et see on selline väga lihtne harjutus, mida näiteks on hea teha ka lastega, kui nad jooksevad ringi ja ei suuda kuidagi moodi rahuneda, eks ju, et selline ärevus on sees, siis ütled, et no koputame nüüd. Õpetajad teevad seda tervete klassidega lastega, et see väga hästi mõjub. Ja see mõjub igas eas. Et ta annab kehale energiat, ta toob nagu sellise värskuse ja seda on nii kiiresti võimalik teha. Ja nüüd keskendu korraks selle peale, et kui sul on keha, et mida see keha praegu teha tahab. Et just tunne, meil ei ole midagi sellist, eks. Meil ei ole siin samme. Et me pigem mõtleme, et me oleme päev otsa töötanud, et mida ma teha tahaksin. Mida teie teha. Kuidagi just, et kes midagi tahab teha. Et tunneta, et sa venitad või siis just vastupidi vajud kokku ja liigutad ennast täpselt nii, nagu sa praegu tahad teha. Ja vaata, proovi teha niimoodi, et sa liigutad kõiki oma keha osasid. Et sa leiad viisi, kuidas liigutad oma käsi ja õlgasid. Ja natuke liigutad oma puusasid. Teed jälle viisi, mis sobib sinule selle puusade liigutamiseks. Ja siis paneme ka tööle enda selgroo, nii et sa lähed alla, siis oled pea rinnale ja tõused üles ja siis teedki sellist ussi. Nüüd me saaksime oma selgroogi liigutada või siis koopis külje peale. Kui liigutada selgroo ussikest niimoodi külje peale. Ja siis leiad viisi ka, et kuidas sa oma jalgu tahad liigutada, et nagu kogu keha natuke venitame, võib-olla on vaja venitada, võib-olla on vaja tõsta ülesse, võib-olla on vaja niimoodi teha, et täpselt igaüks nagu tunnetab, et mida tahaks enda kehaga teha, mis praegu on mõnus, mis praegu sobib. Ja kõik on lubatud. See ei ole midagi niisugust, mis ei sobi. Nii. Ja nüüd selline asi isegi, kui seda hommikul teha sellist koputamist ja lihtsalt tunde järgi liigutamist, see annab juba sellise päris hea energia. Ja nüüd, mis on hästi hea, on iga harjutuse lõpus, on rahutada endasse kõik see maha korraks niimoodi lõdestab. Nagu passid lõdestavad. Ja põhimõtteliselt
mida me siin praegu tegime, oligi, et me tulime oma kehasse. Ja ma korra näitan ühte asja, ma ei tea jälle, kui hästi mul on näha, et selle ekraani peal, ma loodan, et on, et te näete seda erinevust. Aga et mis toimub nende inimestega, kes on mures või kes on nagu, kellel on liiga palju tööd ja liiga palju mõtteid. Et nad käivad siin niimoodi ringi, või vahel on nagu ärevus, et issand, ma ei tea, kas ma saan selle kõigega nüüd hakkama. Ma küll ei näita seda välja, et ma ennast niimoodi tunnen, eks ju, aga enesetunne on selline. Kui ma lähen kaugemale, siis te näete, ma olen täitsa kikivarvul, eks ju, et see selline tunne on, ma küll ei näita seda välja, aga nagu selline appi, mis nüüd saab, eks. Ja mis see on niisugune ärevuse tunne, oskate ka seda järgida. Et korras nagu mõtled, et kuidas see teie puhul, võib-olla teie puhul kuidagi teistmoodi. Et seda murest ja kõlad on see sageli üles tõmmatud, eks ju. Ja ikkagi see nagu läheb niimoodi, tõused nagu maa kohale, pea juurde, et kogu sul tähelepanu on peas. Ja siis maandatus tähendabki seda, et me tuleme sealt peast ära, me tuleme alla maha kõigepealt. Paneme jalad maha ja loome mingi maaga ühenduse, hingame välja. Siin tuli see automaatselt, kui ma ütlesin, et te võite ära lõpetada, siis tuli automaatselt välja hingamine. Me hingame välja ja alles siis, kui on see maandatus, kui on hingamine, et siis on alles võimalik hakata ka nagu mingisugused otsused tegema või mõtlema, et kuhu ma nüüd lähen, kuidas ma selle keerulise olukorra lahendan. Et see on nüüd üks viis maandatusega ja kuna meie keha on nagu seotud ka maaga, siis kõik, mis me kehas teeme, on maandatus. Ja nüüd proovime teiega sellist harjutust, et oleme nüüd need ilusad luiged sealt Armeenia tantsudest, sellised naised, kes tantsivad, ma panen kohe muusika ka ja kes me oleme hästi nagu pehmete liikumistega, eks ju, ja käed hästi palju liiguvad. Seda saab isegi ka teha, kui sul ei ole kodus ruumi, siis sa võid ka olla ühe koha peal ja liigutada ainult käsi, eks, kuidas need Armeenia tantsijad seal on niimoodi. Lähevad need ja siis vahetavad käsi ja siis lähevad niimoodi teisele poole. Ja paneme väikse muusika ka siin. Ja nüüd sina proovi ka seal ekraani taga, me küll kõiki ei näe, eks ju, aga proovi just tunnetada seda, et sul on käed on hästi liikuvad ja hästi pehmed ja sa nagu tantsid siin kätega, võib-olla natuke muusikat. Ja siis sa proovi leida viis, kuidas natuke nagu õrnalt keerutada ja sa võid isegi tunda, et sa oled nüüd see Armeenia naine või ühesõnaga, et sa oled nüüd see ilus, õrn, naiselik naine, on ju. Ja see, mida me liigutame on käed. Ja selleks, et käed saaksid liikuda, peame meie jalad olema maandatud. Kui meil pole seda maandatust jalgadest, siis me ei saa käsi ka niimoodi liigutada. Ja käsi saame ju alati liigutada ka siis, kui me millegi pärast oleme näiteks, ei saa kõndida või oleme toolis, et käsi saame ikkagi liigutada, eks ju. Ja nüüd proovi jälle tõesti leida see viis, kuidas me paneme pöörlema.
Ja nüüd, ma ei tea, kui palju sa kuuled seda muusikat, aga alati muusika on meie enda sees ja meie hinges, nii et tantsida saab ka selle hinges oleva muusika järgi. Aga nüüd tunne, et sa paned siia tantsuga oma hingede ümber. Et kui sa hakkad jälgima oma hingamist, et mismoodi sa praegu hingad. Ja vaata, missugune see hingamine on praegu, kui sa tahad rohkem hingata sisse sügavalt. Või sa tunned, et sa pigem tahad välja hingata, nagu vahata. Ja lihtsalt ära langeta hinnanguid, või lihtsalt jälgi oma hingamist. Ja uuesti mõtle oma hingamise peale ja lase sellele muusikale ennast kanda. Ja nüüd, kui sul on võimalik, siis pane ka oma ülakeha liikuma, et sa tunned, et su selgroog tantsib koos sinuga. Et sa natuke kummardad kas ette ja tava või paremale ja vasakule ja hingad seal juures, et sa paned oma selgroog ka tantsima. Aga hoia see tunnetus täpselt sellel piiril, kus sul on mugav, et me ei pea siin ületama ühtegi piiri, et pigem tunne, et sa liigud ja tunnetad seda mõnu liikumisest. Ja hingamisest. Nii. Meie siin tunneme ennast hästi, ma ei tea, kuidas teie ennast tunnete. Kuidas te ennast tunnete? Kui saab liikuda, siis alati hästi. Meil on siin kõik on hingelt tantsijad. Ja see oli siis selline nagu rütm, mis meil on tavaliselt hommikuti, et me tahame ärkame üles ja me tahame ennast sirutada ja venitada. Ja tahame teha täpselt seda, mida ma ise tahan, aga see kihk on olla suurem, eks ju. Et kui käed liiguvad üles, kui käed liiguvad külje peale, siis me just nagu loome endale ruumi juurde. Et kui meil on mingid rasked mõtted, siis me tavaliselt lähevad õlad, eks ju, kuskile peale ja põlgade vahele, kas lähme pingesse niimoodi või vajume alla maa poole raskusjõuga, eks ju, muredest. Küür tuleb selga ja siis, kui sa paned käed kõrvale, nii, siis sa ei saa enam hoida käsi pinges või õlgu pinges on ja väga raske on, kui te proovite nüüd hoiate käsi kõrval ja hoiate õlgu pinges, et see on nagu keeruline on ju. Et see avamine, et kui sa avad nagu ennast maailmale, eks ju, siis see tähendab juba, et sa ei saa olla sellises muretsemise faasis, eks ju.
Ja käed, kui te seda veel ei teadnud, siis käed on meie südame pikendus. Nii et kui sa teed midagi käega, annad, võtad, siis see on nagu südamest andmine ja südamest võtmine. Et selles mõttes kätega liigutamine naiste jaoks nagu eristähtis. Seas me hingame kätega, me sirutume üles taeva poole kätega. Me paneme kogu oma liikumise, alustame käest. Kõik see on nagu nii oluline. Ja see, mida me praegu siin tantsisime, on see hästi selline voolav, pehme naiselik rütm, mis on meile nii iseloomulik. Ja me võiksime, eks olla hommikuni niimoodi. Aga ühel hetkel, isegi siis, kui see on nagu sinu lemmik, on kogu aeg niimoodi hõljuda elus ja ei tahaks midagi muud teha. Ühel hetkel keegi kannaks, siis ikkagi ühel hetkel nagu see tüütab ära, kurb küll. Aga meie keha intuitiivselt hakkab otsima mingit muud rütmi. Et kui ma nüüd lasen teil siin mõelda, et kui te tunnete, et tahate otsida mingit muud liikumist, siis mis see liikumine on? Mis tekib? Eks ju, tekib mingi selline, võib-olla alguses mingi väiksem rütm, aga see läheb rütmiks. Et see voolamine nagu iseenesest muutub rütmiks, eks ju, jälle täpselt kuidas kellelgi. Ja see rütm on nüüd see, mis on nagu meie mehelik pool, on ju. Et see mehelik pool aitab meil olla konkreetne ja ütelda, nüüd ma lähen teen selle ära. Ja nüüd leia ilma muusikata, leia see rütm, mis sulle parasjagu sobib. Et võib-olla sa tahad teha sellist aeglast rütmi. Võib-olla sa oled juba sellises rütmis. Et tunnete täpselt jälle, et see kehaga kontakti võtmine tähendab seda, et me nagu tunneme, et milline rütm on meie sees praegu. Ja kui meie sees on see rütm, et see harmooniline rütm, mis seob kõik meie hingamise rütmi, meie südamelöögid, meie tegutsemise energia, siis me oleme selles rütmis, siis see nagu aitab meil tegelikult ka toimetada elus. Sest see nüüd selline rütmi minek on see, kuidas me elus liigume. Mul on vaja sinna minna, ma teen selle ära. Mis on see sinu sisemine rütm? Võib-olla tõesti tahad mingit heli teha siia juurde. Et proovime. Ega heli. Keha peale heli. Anna jala kõvasti vastu maa. Sama patsutamine. Ja tegibki meil muusika. Meie grupp on rütm. Meil ei ole vaja mingit paremat muusikat. Ägedam muusika.
et see oli siuke nagu lihtsalt lugu, mis meie sündis, eks me ei olnud seda kuidagi tava ette harjutanud. ja seda on vahel väge teha mingite seltskonnas, et alati läheb ta niisuguseks nagu koostööks ja see on jälle mingi selline asi, mis seob meid teistega ja konkreetselt selline nagu keha patsutamine, hääle tegemine, seda veel nimetatakse kehapilliks, et lastele hästi meeldib seda pilli teha. Kõik teevad mingit pilli ja teeme koos, seda pilli on nii äge on. Ja tegelikult see on jälle rütm, see on koostöös kellegiga ja leiame ühise rütmi, meil tekib ühine osa ja me kuulume kuskile. See rahuldab seda inimese vajadust kuuluda kuskile, eks ju. Ja me ikkagi te püsige liikumises ja paneme nüüd ühe muusika ka ja paneme sellise Eesti muusika. Ma otsisin küll ühte head Aafrika muusikat, aga seal ei olnud. Teetsin ühe Eesti muusika. Vaadake, mis tundeid see teist tekitab. Ja ma annan teile ülesande, et selle muusika järgi proovige, et te panete kaugemale, et te panete jala maha. Et te tõesti panete jala maha. Mitte kuidagi mingi varba peal enne või kanna peal või pehme. Et see on ikkagi niimoodi, et sa tunned, et kõik su luud rappuvad läbi. Et see nagu energia, mis sealt tuleb, see tuleb sinu üles välja. Et see on nüüd see Aafrika tants, mida me nüüd hakkame tegema. Proovi saada maa seda energiat. Et sa paned jala maha ja sa tunned, et sa võtad sealt maad seda energiat. Kui meil ei ole Aafrika muusikat, saame ikkagi oma muusikaga ka seda tunnet kätte. Isegi istudes teha. Istudes on võimalik teha seda sama, et sa lihtsalt paned jalad maha. Jälle valitseb enda rütmiks. Nii, ma loodan, et teil õnnestus see rütm,
et ma neid väga ei näe, üksikuid näen ja korraks vahepeal vaatan, mis siin chatid on meile tulnud. Et mis siin siis kommenteeritud on. Ma vaatan, kas ma leian kõik ülesse. Et raputamine kaotab hääle. Ma isegi ei oska seda kommenteerida, et oleneb mis hääle, eks ju. Et põhimõtteliselt, kui ma niimoodi raputan, siis ma võin ka häält teha. On ju nagu sellist väljahingamise häält ja iga keha tõepoolest teeb erinevate liigutustega nagu keha hääl, eks ju. Et kui me tõstame, et on nagu mingid normaalsed hääled, mis vastavad sellele keha liikumisele. Et ma ei tahaks ütelda, et ta päriselt nagu hääle ära kaotab, aga võib-olla sellise meie harjumuspärase hääle. Aga see on okei. Minu jaoks vähemalt on ju. Et Liina võib siin siis nagu kommenteerida. Ja hea küll, et ei kostnud hästi. Ja, ma tulen siis lähemale. Ja, teinekord ma tean. Siis siin on üks kommentaar, et põrand ei anna maa energiat ja peaks paljajalu tantsima. Et seda on muidugi alati kasulik, eks ju. On paljajalu ja maa peal, aga igal pool ei ole see võimalik. Et kui sa oled ikkagi linnas ja korteris või kus iganes, kus mujal, eks ju, kus ei ole nagu võimalik minna paljajalu välja, siis see on ikkagi meie keha ja meie kujutlusvõime, mis töötab. Mina võin kommenteerida, ma elan linnas ja korteris, aga ma käin nii palju kui võimalik hommikuti paljajalu hoovis. Ja ma olen näinud inimesi sel perioodil, kui ma elasin Tallinnas, Mustamäel suurte majade vahel olid inimesed, kes tulid hommikul paljajalu õue ja valasid ennast kausiga külma vett peale. Need olid need huvitavad venelased, kes seal elasid. Ja nad tegid seda suvel ja talvel ja kevadel ja sügisel. Ja seda on võimalik ka paneelmajade vahel teha. Jah. No lihtsalt ma saan aru, et see küsimus oli, et kas see praegu mõjus meile, eks ju. No mina usun, et juhtub see, mida sa usud. Jah. Et sündigu sulle sinu usu järgi. Et kui sa usud, et see aitab ja kui sa paned enda bloki ette, sa tead, et see ei aita, siis tõenäoliselt isegi kui ta aitab vähem. Aga tegelikult, mis meil on keha on osa maast. Keha on maa pealt loodud ja maaks ta saab. Et keha kaudu on võimalik ka leida maandatust. Ja juba see, et kui ma koputan, maandatuski tähendab see, et ma tulen peast välja, ma olen ühenduses oma kehaga, et ma olen tervik. Ja siis ma vahepeal kaotan ennast siin chati lugema. Nii et see on nagu minu arvamus, aga loomulikult see on nagu kõikidel on võimalik arvata, mis nad soovivad. Muusika ei tule läbi, jah, ennem proovisime seda, et me panime muusika hästi vaikseks, et pigem oleks kuulda see hääl, mis ma räägin, sest hetkel me arvame, et see on olulisem. Nii, praegu need chatid panin kinni ja lähme edasi, et me rääkisime sellest, eks ju, et igasugune kätega liigutamine ja pehme liigutamine on see, et sa ei saa olla siis kuidagi pabinas või ärev või depressioonis, kui sa hakkad oma käsi liigutama ja hingama. Ja see automaatselt paneb tööle sinu südame, eks ju, et selline käte liigutamine naistes enamasti tekitab sellist head enesetunnet. Kui sul on hea enesetunne, sa ei saa olla kuidagi pinges, närviline, on ju. Ja rütm on see, mida me vajame, et lihtsalt meil oleks seda enda sisemist jõudu. Et niimoodi tantsides see annab hea feelingu, aga sellist, et meil on nagu lihased toonuses, et meil on nagu energiat, mineku energiat, et seda annab rütm. Ja kui me saame vanemaks, siis mis juhtub inimestega väga sageli on see, et meil on mingid lemmikliikumised. Ja oma lemmikruum.
et näiteks ma teen seda seal ja siis ma teen seda siin ja siis ma võib-olla nagu tõstan käed nii kõrgele ja toimetan seal all ja enam väga kummardada ei saa, eks ju. Ja et need asjad, mis meil nagu keha on harjunud, et need muutuvad üsna piiratuks. Ja siis juhtub nii, nagu oleks meil nagu pikk suur klaver, mängime seal seda juba linnukesed väljas laulavad nagu väga väheste klappide peal. Aga tegelikult meil on nagu keharuum, kõike need annavad meile nii palju klahve ja iga inimene tegelikult tahaks olla nagu see täiuslik muusika, on ju. Ja sa ei peagi mängima nagu kogu klaveri peal, aga mingi 1 oktaavil, 2 oktaavil, on ju. Ja siis selleks, et see oleks kaasatud, siis on hea nagu omandada neid uusi liikumismustreid ja mõelda välja, et mida veel ma saaksin teha. Ja nüüd mul on teile üks selline ajupoolkerade ülesanne, mis ei ole küll otseselt tants, aga on selline väljakutse, et proovige järgi teha jälle. Et me teeme nii, et praegu muusikat ei ole, ma loodan, et te mind kuulete. Ja ma tahaks, et teie oleksite siin reas. Nii. Ja natuke jätke enda vahele ruumi, et nüüd me oleme kõik mahume ära, eks ju. Niimoodi. Tuleme siia poole. Lähme natuke tahapoole, et siis me oleme endiselt nähtavad. Ma loodan, et ma olen kuulda ka. Ja teeme mõned sellised harjutused, et ajupoolkerad hoiab tasakaalus see, kui me lähme oma kehateljest risti. Et paneme käed niimoodi üle kehatelje või teeme nii. Et siis see on juba ajupoolkeradel nagu töö. Et kui me tahame oma aju treenida, et oma aju oleks värske, siis teeme niisuguseid liigutusi. Teemegi alguses seda, et paneme käed. Et nad ei pea täpselt kokku minema, aga põhimõtteliselt see on selline lihtne harjutus, mida me teeme, et paneme nad kõik tehtud. Ja nüüd teeme seda sama harjutus lihtsalt selja tagant. Et üks käsi ja teine jalg. Nii, ja nüüd teeme niimoodi, et käed lähevad ühele poole ja üks jalg läheb teisele poole üle. Nii, ja siis teistpidi. Need on kõik väga lihtsad harjutused, eks ju, ja ma ei näe, kuidas te teete, aga ma usun, et te teete õigesti. Eks ju, et ühtepidi ja teistpidi. Ja aju õpib uusi mustreid. Igasugused tantsuliigutused on kõige parem nagu ajutreening. Nii, ja nüüd teeme sellist klassikalist, et paneme käega, teeme ringe ühe käega ja teise käega koputame. Et see on nüüd jälle see klassikaline harjutus, eks ju, kus üks käsi tahab teha sama, mida teine. Ja nüüd vahetame. Kui me tahab sama liigutust teha. See on sees. Nii, ja nüüd ma näitan järgmise harjutuse, et ma nüüd olen näoga siia poole, teie näete mind selja peale küll. Ja siis kõnnime. See on lihtne, eks ju. Ja nüüd tähelepanu, nüüd jätame ühe keha poole seisma ja teise liikuma. Nii. Ma vaatan, kuidas teil on. Sul käivad mõlemad käed. Et teie ka jälgige, et tõesti see üks käsi, mis ei liigu, oleks vastu jalga. Ja ainult teine pool liiguks. Ja nüüd proovime nii, et käsi ja jalg on mõlemad ees ja mõlemad lähevad alla. Nii. Niimoodi, selline harjutus. Nii. Ja nüüd käsi läheb taha, jalg läheb ette. Nii. See on siuke väike ajutreening. Ja nüüd vahetame. See, mis enne liikus, see seisab paigal ja teine pool hakkab liikuma. Ja nüüd jälle kontrollin käed üle. Et paneme jälle käe ja jala ette, nagu niipidi rütmi. Ja siis risti rütmi.
Nii, nüüd on järgmine harjutus, et see jalg ja see käsi, diagonaal hakkab liikuma ja teine diagonaal on paigas. Nii et siis niimoodi. Nii, ma tubli olete. Jälle ma loodan, et te teete õigesti, jälgige, et oleks näiteks vasak jalg ja parem käsi liikumises või siis parem jalg ja vasak käsi. Mõtelge kohe selle peale, et oleks diagonaal ja siis kõik muu seisab paigal. Ja nüüd, kui seda on nagu mõnda aega tehtud, siis järsku lähme üle teisele. Nii. Kui seda esimest korda tehakse, siis tavaliselt inimestel natukene nagu aju töötab nagu kompuuter, et protsessib, et mis praegu just toimus. Nii, ma usun, et te saite seal kõik väga hästi hakkama. Teeme väikse raputuse siia. Raputame enda kehast selle harjutuse välja, oleme jälle meie ise. Nii, ja nüüd me jõuame siis edasi. Järgmine teema on ruum. Ja nüüd tunneta korraks, kui soovid, võid panna silmad kinni, kui soovid, võid olla silmad lahti ja tunneta umbes, kus on see sinu piir praegu, nagu see sinu ruumi piir. Et kas see on kuskil selle koha peal, selle koha peal, selle koha peal. Et kus see piir on? Ja proovime seda mulli nagu luua enda ümber. Et kus see piir läheb, et ülevalt, kus see piir läheb, eks ju, külje pealt läheb. Sa võid katsuda nagu jalaga ka umbes selja tagant, et kus ta läheb, kus need ruumi piirid on, sinu mull. Nii, ja nüüd selles mullis sa võid isegi mõelda, et missugune on see mulli sein täna. Et äkki meil teisel päeval on see teistsugune mull, aga et missugune see täna on. Ta võiks läbi paista, see mulli sein. Te näete seda, mis on teisel pool mulli. Nii. Missugune teie mulli sein on? Nagu seedimulli. Nagu seedimulli. Torkanud seda äkki. Ja vahel juhtab seda minuga väga tihti. Just lägatad. Ja, okei. Nii, mis siin on? Midagi selline nähtamatu sein. Ma tean, et ta on sein, aga nähtamatu. Ja. Aga see on kõva või nagu vetru või milline ta on? Vetru ja elaske. No, ja siin on sein? Siin on selline kollasest mullilisest kõvast klaasist. Ja et meil on neid mulle erinevaid. Ja nüüd proovi niimoodi tantsida, et sa teed selle mulli veel suuremaks. Et paneme natuke muusikat ja siis sa tunned, et see mull läheb nagu nii suureks, et on nagu piirid kaovad ära. Ja et sa võid ka isegi saata selle mulli nagu toast väljapoole. Ja siis proovime korraks niimoodi tantsida, et tantsid nagu liiga suured mullid. Ja hingad. Ja sa võid oma eest kujutusvõimega kujutada ette, et see mull tõesti läheb nagu väga-väga suureks. See on kõik sinu ruum. Nagu kõik sinu ruum. Minu muid on väga elaste, ma küsin üle kaua selle kõndisi. Ja nüüd, kui me liigume siin selles ükseise hästi lähedal, siis mis tunne see randu ma tunnen sinu juurde praegu? Sellised, kas ei näi? Ei, mul on saab kõvele. Aga külla näib. Ja kuidas sinu tunne? Huvitav. Nii, sinu tunne? Ja enamasti ongi nii, et kui me tunneme, et meie päev on terve maailm ja see on lihtsalt korraks ette kujutada, eks ju. Siis inimesed võivad tulla lähedale ja see ei sega meid.
Aga nüüd kujuta ette, et su mull on nagu nii pisikene. Seda on isegi praegu raske ette kujutada, teeme pärast uuesti suure mulli on ju. Aga su mull on selline, eks ju. Tõmba nüüd, kujuta ette, et sa tõmbad selle mulli nagu hästi kokku enda lähedale. Teed selle pisikeseks ja sul on siin hästi vähe nagu liikumisvõimalusi. Et sa liigudki niimoodi natukene ainult. Ja sa hästi selgelt paned selle piiri siia. Ja kus su piir on. Ja sa nüüd liigud selles mullis. Nii. Ja nüüd, kui sa on sellist tunnet, et ma tõesti tahaksin niimoodi tulla. Ega mina ka väga ei tahaksin tulla. Et kui me tunneme, et me oleme sellises mullis, siis nagu ei taha mitte kellegi juurde minna. Et siis on nii, et ma vaatan, kuidas ma ise oma mullis hakkama saan. Okay. Teeme nüüd jälle suureks selle mulli. Ja selleks ei ole vaja midagi muud, kui lihtsalt korraks nagu ajada käed suureks. Ja hingata. Jälle mõtetega kujuta ette, kuidas see mull läheb üle terve maailma. Nii. Ja nüüd teeme ühe sellise nagu tantsu, kus me saadamegi seda energiat nagu üle terve maailma. See on nüüd siis selline tants, mis on nagu eesmärgiga, eks ju, et meil on selline nagu pühendus sellel lool. Ja võtame suurendus tõesti vägemus. Ja nüüd tunne, et selle muusika järgi, kas nüüd on kuulda? Kuuleb paremini muusikat. Ja ma võtan see muusika siis siia. Ja nüüd tunne, et sa tõesti jagad iseenda seda armastust, energiat, et sa jagad seda armastust kõikidele inimestele, oma lähedastele. Võid mõtelda oma laste peale või mõne sellise lähedase peale, kes on kaugel. Ja see on selline emotsioonide ja pühenduse tants. Et sinu südame nagu ruum jõuab igale poole üle maailma. Sellel pole piire. Ja oma südame ja oma liigutuste, oma kätega, mis on südame pikendused, saad sa teha just selle liblika liigutuse, mis võib kuskil Austraalias muutuda orkaaniks, aga ainult, et meie ei loo siin praegu orkaane. Me saadame neid armastuse laineid, mis teevad ringi ümber maakera ja jõuavad meie juurde tagasi. Ja siis leia see viis, kuidas sulle meeldib seda tantsida ja pane see kujutluspilt sinna juurde, et sa oled suur, sul ei ole piire.
Nii. Mis tunne teil on? Väga avar tunne. Helge. Suurem. Lausa igavikuline tunne. See ei ole mitte ümber maailma, aga see on midagi väljaspool aegruumi. Mis me siis siin tegime? Ma loodan, et teie ka tundsite midagi tähenduslikku. Korraks vaatan, mis siin chatis on. Praegu ma ei näe, et oleks midagi uut. Hästi. Jah, et see, mida me siis tegime, tegelikult oli meie kujutlusvõime. Et meil on antud kujutlusvõime selleks, et sellega luua. Ja me võime luua nii head kui halba, aga kui me lisame sinna ju teatud liigutused, me avaneme ja me teadlikult kujutame ette, kuidas me saadame seda headust üle terve maailma. Et siis see ei ole enam kujutlusvõime, siis see muutub millekski rohkemaks. Et seal on mingi eriline maagiline vägi. Et inimese, kui ta kaasab oma keha, kui ta muutub tantsijaks, kui ta loob sinna sellise palveseisundi või tänuseisundi, siis midagi muutub. Ja keegi pole seda mõõtnud, ma ei tea, kas seda üldse saab mõõta, aga kindlasti midagi muutub. Vähemalt meie enda sees midagi muutub. Ja täna me oleme olnud rohkem niisuguses helges, vähem nagu rütmi, et me ei ole läinud sellesse raputuse rütmi. Eks sellest võib rääkida kunagi edaspidi, sest kogu see protsess, mis siis toimub, see transiseisud, mis saavutatakse, kuidas ta täpselt raputab lahti need emotsioonid, et see on omaette päris pikka töötuba nagu väärt. Aga nagu ma mõtlesin, et me võiksime minna siit edasi nüüd veel ühe väga-väga toreda vahendi juurde, mis ma arvan, et teil on kodus ka. Et otsige endale mõni sall. Et selline kergemõhuline sall, mida saab niimoodi lehvitada. Käime kõik korraks oma kappide juures ja tuleme kohe tagasi. Meil on siin, nagu te näete, on väga erinevad sorti, suuremaid ja väiksemaid ja mõned on niisugused hästi lendavad kardinad või kangad. Ja miks need on? Et kas keegi mäletab, kuidas ta väikese tüdrukuna, kui meil on siin mehi, siis võib-olla mitte tüdrukuna, aga äkki on näinud kedagi niimoodi tegemas. Aga kuidas tüdrukud nagu nii nautisid sellist, mis toimub salliga, mis ta teeb meile, on ju? Et liikumises ka vahendid vahel muudavad selle liikumise teiseks. Et kui me kasutame vahendeid, siis jälle hakkab mingi maagia hakkab toimuma. Ja kui me proovime nüüd korraks, et mida me nendes ka üldse saame teha nende sallidega või nende lätikutega. Jälle, kui me korraks nagu teeme neid erinevaid liikumisi, siis mis liikumised teil tulevad pähe. Et me saame ettepoolti tõsta, ühes nurgast kinni võtta ja keerutada. Teistpidi keerutada, kõik pooled. Vahepeal teise käega keerutada, või enda ümber. Või siis võtta ja siis teha. Et inspiratsioon, et mis kellegi inspiratsioon on, võime kujutada ette, et me oleme need mis maalased, need naised käivad, et maskid on näo ees ja siis maskid on ajastul on kõigil maskid näo ees. Me oleme kõhutantsijad. Ühesõnaga, et kõik, mis teil kellegi nagu pähe läheb, kõik on väga teretulnud. Just, et me teeme apseerikud selle ja paneme looriks pähe. Loor. Ja nüüd me paneme järgmise muusika ja proovi nüüd kõike
kõiki neid liigutusi katsetada selle muusika jooksul niimoodi, et su sall oleks kogu aeg liikumises. Ja saad ülest õhku visata seda ka vahepeal, on ju. Et kogu aeg on see sall liikumises ja sina lihtsalt oled nii-öelda see salli juht. Selline. Ja meil on täna natukene lõbusam muusika. Nii, kohe paneme kinni. Nüüd ma korraks nagu laseksin, et te mõtleksite, mis te tundsite. Ja küsime teed ka, mis teie tundsite? Väga lapsikud rõõmu. Et tekib lapsik rõõm. Lapsik rõõm lihtsalt sellest, et meil on rätikud. Ja lapsik rõõm sellest, et see muusika pani meid keksima. Et see on see, mida ma rääkisin enne, et keksivad muusikad võtavad ära depressiooni. Et just mõnus. Ja kui te teete seda veel kellegiga koos, siis mis meil juhtus siin see sallide viskamine, on ju, et see on veel eriti lõbus. See on veel tõsiselt lõbus. Kui teil on kunagi võimalik seda katsetada, et proovite seda salli võib-olla rohkem, siis osad kukuvad maha ja siis sa haarad nagu mitut ja siis sa ei tea, kuhu reageerida ja kuhu visata. Ja see on nii naljakas ja see alati töötab. See on selline kummaline, kuidas ta alati töötab. Ja jah, et kõikidele nagu teelele meeldis nii tore. Ja, et sellist salli tantsu. Ja te võite veel ise leiutada, mismoodi veel saab selle salliga tantsida, eks ju. Et neid on nagu nii palju võimalusi ja alati vahendid. Vahendid on, et me võime tantsida palliga või teha midagi palliga.
Aga pall on nüüd rohkem see, mis on maas ja ta on maandab. Sellepärast mehed seda palli nii hirmsasti armastavad. et ta maandab neid, eks ju, neid ei sobi välja näidata, et nad on ka ärevil ja palli tagaajamine maandab neid, eks ju, et see on niisugune, naised, lubage oma meestel mängida jalgpalli või tegeleda igasugust sorti pallidega. Aga ise võtke rätikud. Sellepärast, et rätikud, nad on kerged, nad on õhulised ja siin on jälle mingid tiivad või lapselik rõõm ja mäng ja ta paneb keksima, et kõik need asjad, mis tõesti toovad rõõmu, võtavad selle raske meeleolu ära. Eriti, kui teil on veel mingi väga tore selline muusika ka siia juurde panna. Ja meie see muusika pani meid lendama praegu. Nii, ja nüüd siin päris lõpetuseks tahaks teha teiega mõned hingamised läbi ja siis jätame natukene aega selleks, et saaksime rääkida, võib-olla vastata küsimustele. Ja nende hingamiste tegemiseks siis leia endale selline koht, et sa nagu istud mugavalt, istud mugavalt tooli peal, et su alaselg on toetatud. Ja sa tunned, et su õlad on lõdvad, eks ju, et õlgades ei ole pingeid. Sul on igatepidi, saad nagu lõdvestuda. Näos ei ole pingeid, lõuas ei ole pingeid. Kui soovid, võid panna silmad kinni. Ja täna mina loen teile seda hingamisrütmi, aga kodus, kui te pärast proovite uuesti, siis tehke enda rütmis, et nii nagu teile sobib. Aga praegu on meie hingamisrütm, siis kõikidele nendele küsimustele ma pärast vastan, esitage oma küsimusi julgelt, eks ju. Et praegu on siis see hingamisrütm selline, et ma loen 4 niimoodi. 1, 2, 3, 4 on sisse hingamine ja välja hingamine on 4, 3, 2, 1. Ja proovime esialgu 3 korda läbi. Et jälle võime panna silmad kinni. Tunned, et sa lased keha nagu lõdvaks, alati see kerge raputamine aitab nagu kõiki neid pingeid endast välja saada. Et sa oled nagu kohal, su selgroog on sirge. Võib veel sellise välja hingamise teha ja hakkame peale. Hingame sisse. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 ja järgmine 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 ja nüüd proovi enda rütmis veel 3 korda niimoodi hingata sisse välja, et nad oleks ühe pikkused. Nii, ma loodan, et kõik on nüüd lõpetanud ja jälle korraks pööra tähelepanu sellele, et mis su keha praegu tunneb. Et sisuliselt me hingasime 8 korda sisse ja välja, eks ju, ja see enesetunne on juba täiesti teine kui selle tantsu lõpus. Ma ei ütle, et üks on parem kui teine, aga ma lihtsalt näitan, kui kiiresti on meil võimalik enda emotsioone ise reguleerida. Et me ei pea olema kuskil mingis ühe emotsiooni rattas või mõtete rattas, vaid tegelikult väikse 3-minutilise tantsuga, tšah, rõõm, 8 korda hingata, pauh, rahu. On ju, et see kõik on meil kogu aeg olemas, kõik on meil kogu käe ulatuses. See 4-4 rütm on niisugune rütm, mida tasub siis hingata, kui on mingi päevane aeg ja võib-olla mingid muremõtted või tekib selline ärevus või lihtsalt palju mõtteid või lihtsalt on mingi vaba hetk kuskil bussipeatuses näiteks või kohvikus ja lihtsalt see toob sind, maandab. See on jälle nagu see ühendus kehaga, et ma lähen oma kehasse läbi hingamise ja see maandab, see toob mind kohale praegusesse hetke. Teine hingamisviis on nüüd selline, et me hingame
7 korda sisse, 4 korda välja. Proovime seda ka 3 korda. Ja nüüd proovige siis nii, et kui teil kohe ei tule nagu välja see, et see on kuni 7. korrani hingan sisse, siis proovi mitte hingata välja enne, kui ma hakkan seda väljahingamist lugema, et siis nagu kujuta mõttes ette, et sa ikka veel hingad sisse, kuigi võib-olla õhku enam ei mahu. Aga noh, et see sissehingamise faas on 7-ni ja siis väljahingamise faas algab, siis kui ma loen 4, 3, 2, 1. Nii, jälle tunneta, et sa istud mõnusasti ja hakkame peale. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ja proovi paar korda ise. See lühem väljahingamine võib olla ka niisugune ohkamine, et ma tõesti ohkan. Isegi häälega võib, et nagu see tuleb välja, et ma hingan selle õhuga välja kõik nagu probleemid. Ja nüüd, kui mõtlete, et mis tunne nüüd on, et kas on natuke teistmoodi tunne, kui oli selle 4-4 hingamise peale. Kuidas teil on teistmoodi tunne? Meil on siin õhtu, meil tuleb uni. Aga asjatundjad väidavad, et see on nii-öelda hommiku hingamine. Ja, et see on kohvi hingamine. Et kui kohvi ei ole, siis tuleks niimoodi hingata, niimoodi. Noh, et võib-olla ma natuke võimendasin, aga põhimõtteliselt hingata. On ju, et see siis paneb seda energiat niipidi käima, et kui sa oled näiteks on tõesti mingi oluline esinemine näiteks, sa tunned, et sa oled uimane ja et ei saa midagi, aju ei liigu, et siis paar sellist hingamist ja natukene mingit kehalist liigutamist ja siis oled vormis. On ju. Ja nüüd kõige lõpuks siis proovime seda nii-öelda õhtu hingamist. Eks ju. Nüüd küll palun päris magama jääge. Aga see on siis nüüd vastupidi, et me hingame 4 korda sisse ja 7 korda välja. Et niimoodi 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et need tempod on erinevad, et sa hingad nagu rohkem sisse ja hästi aeglaselt hingad välja. See võib olla vahel keeruline, aga proovime. Nii. Jälle keharaputus, keskendumine ja hakkame peale. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ja proovige mõnikord nüüd üksinda omaette. Meil siin on haigutused, aga te võite veel korra hingata ja ma veel räägin siia juurde, et on olemas ka sellised, teate, eks ju, et aju vibreerib erinevalt, kui ta on uneseisundis või kui ta on ärkvelseisundis ja siis seda uneseisundit nimetatakse ka alfa tasandiks ja vot sellega
selle välja hingamisega me võime ette kujutada, kuidas me lähme nagu sellisest töötamise tasandilt, kus aju vibreerib ühtemoodi, iga selle korraga nagu sügavamale alfa tasandile. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 on juba selline unenägude nägemise tasand. Ja me läheme nagu kohe siin ajus nagu sisse poole, me ei ole enam aju koores, vaid me oleme täitsa aju sees, seal kus on rahu, nagu keskpunkt ja rahu ja turvalisus. Et seda võib siis välja hingamisega kujutada ette, et ma lähen 7, ma lähen aina sügavamale rahuseisundisse, 6, ma lähen veel sügavamale rahuseisundisse, 5, veel rahulikumaks, 4, veel rahulikumaks, 3, ma suudan minna veel rahulikumaks, 2, ma suudan minna veel sügavamale ja 1, ja nüüd ma olen sellel tasandil, kus on tegelikult juba unenäod. Et see on ka natukene selline enesesisendus, kujutlusvõime, et kui me siin ennem saatsime ennast kujutlusvõimega nagu üle terve maailma või ümber maailma, siis nüüd me läheme kujutlusvõimega just nagu koondama ennast kokku väikeseks, niimoodi, et kogu see nagu meie muu maailm on nagu turvapadi või mis on turvaväli meie ümber ja meil on seal hästi hea seal sees olla, rahus ja sellises nagu natuke põnevas unenägude tasandil nagu ujuda, rahuneda maha ja jääda magama. Et sellised 3 hingamist siis ka teile siia lõpetuseks, et õhtul siis nagu pikk välja hingamine ja just on nagu soovitav lugeda neid nagu numbreid allapoole vähenevalt. Ja hommikul on siis selline ohkamine, eks ju. Et ma hingan välja ja panen keha valmis nüüd tegutsemiseks. Ja siis kõikidel muudel aegadel soovib see võrdne hingamine. Nii, et meie aeg on praegu küll nii kaugel, et meil on veel natukene aega küsimusteks ja vastusteks. Ja ma vaatan, mis siia chati on tekkinud. Või siin on nii toredaid, et mina tantsisin köögirätikuga, nii tore. Peaks köögirätiku tantsu tegema eraldi. Ja siis oli see torm Austraalias oli meil siin. Adeelele meeldis, tervitan Adeelet. Ja viimane küsimus, et kas ma õppisin Tallinna Ülikoolis tantsuliikumisteraapiat? Jah, õppisin küll Tallinna Ülikoolis tantsuliikumisteraapiat, et magistriõppes ja seda nagu väga palju neid tantsuliikumisterapeuti Eestis veel ei ole ja õppida oli väga tore, et tõesti, et kuna selle õppimise jooksul tegelikult terapeudid peavad tegema läbi neid harjutusi iseenda peal, siis see on nagu, et nagu käiks kuskil, ma ei tea, vahepeal psühholoogi juures ja siis mingi teise terapeudi juures või kuskil muudes põnevates kohtades, millele ma muidu oleks nõus peale maksma, aga nüüd ma lihtsalt teen need asjad läbi, mõtlen enda üle, kogen midagi uut ja põnevat ja tean, kuidas see mulle mõjub, sest siis, kui ma tean, mida ta minuga tegi, siis ma kujutan ette, kuidas see teistele inimestele võiks mõjuda. Nii, aga mulle väga meeldis, kui te nüüd kirjutaksite siia, me tegime väga palju erinevaid asju, eks ju, me kõigepealt rääkisime natuke sellest kehalisusest, et koputamine, peamassaaž, on ju, katsutamine, siis see jalgadega maa poole, maast energia tõmbamine endasse, enda kehasse, nagu selline haka tõesti, et selline lihaste, väe, kõige selle, nagu, mis tuleb maast, kõige selle nagu aktiveerimine iseendas. Siis me hästi palju liikusime kätega, eks. Proovisime seda naiselikku liikumist, et käed kui südamepikendus ja armastuse jagamise asjad. Siis me tunnetasime seda ruumi, eks ju, et mis on meie, kui me oleme väikeses ruumis, kui meile tundub, et maailm ei armasta mind, et mul on nii vähe ruumi ja kõik on minu vastu kurjad, siis ei olegi üldse mingit soovi kellegi teisega suhtlema hakata, eks ju. Ja kui me lihtsalt teeme ennast korraks suureks, siis pole enam võimalik selles pisikeses ruumis olla. Ja kui sa veel kujutad ette, et kogu maailma ruum on minu päralt, siis võib ükskõik kes tulla sinna ja sa ei tunne ennast halvasti, on ju.
ja siis sul on nagu mingi muu vägi on sinu juures. Ja siis me tantsime seda rätikute tantsu, kus oli selline nagu kerge, selline, mis viskas sind ülespoole, selline rütm sees. Ja lõpuks me hingasime. Et kui te kirjutaksite siia, et mis teile siis nüüd meeldis. Ja teile tantsis ka köögirätikuga. Või mis teil meeles on, mis teie jaoks oli tähtis, mida te avastasite, mingi üks asi. See on nagu minu jaoks tagasiside, et mulle on see hästi tähtis. Nii, praegu ei tule ühtegi mõtet, aga sallitants ja hingamine lõpus. Et alati need, mis on lõpus, need jäävad kõige paremini meelde, aga see tähendab ka seda, et alati püent on lõpus, mis on tore. Armastuse jagamise tants, just. Et meil ei ole piire. Et kui siin keegi räägib nendest erinevatest auraväljadest, eks ju, siis see, mis tuleb südamest, sellel pole piire. Armastusel ei ole piire, et seda võib nagu kuhu iganes saata. Mulliharjutus. Ja kui keegi tuleb läbi mulli, jah. Et see enda piiride sättimine on ka väga suur oskus, on ju. Ja see, et me laseme ikkagi enda mulli ainult need inimesed, keda me juba teame, nagu meie siin üksteist tunneme, on ju, et meil ei olnud see raske. Et see on ka normaalne. Nii. Ruum oli alguses täiesti enda ümber, sest ma tahtsin, et teised oleks lähedal ja minu jaoks olemas. Aga pärast tuli hoopis laiemaks lükata. Ja väga sageli ongi nii, et kui me tunneme ennast väiksena, siis me tahaks, et keegi tuleks meid lohutama, eks ju. Et tuleks ja nagu teeks midagi, eks. Aga tegelikult see on asi selles, me paneme ennast hoopis kinni, nad ei saagi tulla meile lähedale. Ja kui me teeme ennast nagu suuremaks, siis nad tulevad rõõmuga, on ju. Et siis, kui sa tunned ennast nagu kõige üksikumana, siis pead kõige rohkem jagama. Et paraku nii see on. Nii, ja milliste abivahenditega saaks veel tantsida? Just. Et vahendid on nagu väga-väga toredad asjad, sellepärast, et inimesed sageli nagu kardavad oma keha liigutada ei oska. Ja mitmed ütlevad, et ma tahan, et mul oleksid sammud, et kuidas ma ikka panen selle jala või käe, eks ju. Ja siis, kui on vahendid, pall, pulgad, mis iganes, on ju, või mingid kummi moodi asjad või paelad, eks ju, või et siis need juba loovad tantsu ja siis tekib selline väga-väga nagu põnev erinev stiil ja siis see tähelepanu läheb vahendile. Aga meestel tants rütmide järgi üldiselt küll, et üldiselt mehed armastavad rütme väga ja nende jaoks on see omane, see ei ole neile raske, et pigem ma näen, et väga paljudel naistel on nii, et kui ma ütlen, et pane nüüd jalg maha, siis ta paneb ikka kuidagi pehmelt, et kuidas ma nüüd olen suur või kuidas ma teen häält, eks ju. Ja kui ma ütlen meestele, et proovi nüüd olla selline paindlikum, on ju, siis nende keha absoluutselt ei lähe niimoodi, nad ei oska olla sellised ja see on neile raske. Aga meestel on vaja õppida ka seda naiselikku poolt, et nad ei pea samamoodi painduma nagu meie, aga et nad on lihtsalt sellises rütmis, kuidagi loksuvad kaasa ja ei kõnni minema. Et see on juba suur asi, eks ju. Et mitmed mehed võivad lihtsalt minna närvi, kui neile mingit sellist muusikat lasta, eks ju. Aga meeste tantsupidu on just väga tore asi, väga tore. Et mehed vajavad ju sellist ka oma gruppe ja koos olemist. Ja kui nad teevad selle oma tantse, siis see on natuke nagu selline ka ühise energia välja loomine. Ja meeste vägi on ka ju suur, eks ju. Et kui meil on võimalik seda veel nagu võimendada või tähele panna või aktsepteerida või austada, et siis see on nagu super. Töötuba järgi vaadata. Nii, meil on see lindistatud põhimõtteliselt, et peaks olema töötuba jälgi vaadata küll. Ja kui te saite nüüd endale neid mõtteid, siis on väga tore, ma ei tahaks teha üle aja, sellepärast, et me oleme niimoodi kokku leppinud
ja ma alati hea meelega tulen kuskile töötubasid tegema ja väga erinevaid võin teha. Et kui te tunnete, et keegi tahab, kellelgi on mingi seltskond, siis võib mind üles otsida, et kõik minu kontaktid on nagu seal YouTube'i või Google'dades kohe leitavad. Ma ei peida ennast. Nii et ma usun, et meil on seda töötuba järgi vaadata ja mind on ka võimalik igale poole kutsuda. Aga ma nüüd küsin, et kuidas selle järelvaatamisega siis on? Ja, et salvestamist lisatakse YouTube'i oktoobrikuu jooksul. Ja. Kui see nagu tuleb ülesse, siis ma võin saata meili peale. Nii et siis te saate kõik endale need meilid ja kuigi ma nüüd enamust teist pole teid üldse näinud siin, eks ju, sest mul on ainult väga vähesed on siin ekraani peal ja mõned tuttavad nimed tulevad ette, eks ju. Ja mul on nagu väga hea, et te kõik olete siin olnud koos minuga ja suur aitäh, et te olete olnud. Suur aitäh, et te olete ilusti lõpuni olnud. Ja ma loodan, et me näeme, et kus iganes ja millal iganes, aga et ükskord näeme, et tantsimiseni.